Stadion TV. Alf Tuvid stuudiutami 2026. aasta Maccabia mängud said piduliku avapaugu rahvarohkes Stadianis Jeruusalemmas. Nagu tavalised olümpiamängud toimuvad ka juudi olümpiamängud iga 4 aasta tagant, kuid eelmisel aastal jäid need ära 12-päevase sõja tõttu Iraaniga. Ja ka selle aasta sõda Iraaniga seadis ürituse ohtu, kuna mõned sportlased, sealhulgas kogu Kanada delegatsioon, ei saanud kohale tulla. Aga see ei takistanud tuhandeid sportlasi enam kui 40 riigist näitamast oma värve laval, säravas ja ekstravagantses avatseremoonias. See on väga emotsionaalne kogemus näha, kui palju sportlasi siin on, eriti neid, kes on tulnud nii kaugelt nagu üldse võimalik, pühendudes sellele, et siin olla iga ilmaga. Meid erutab ka USA meeskond, kuhu kuulub üle 900 inimese vanuses 14 kuni 87 aastat. Palju erinevaid spordialasid ja tegevusi, sealhulgas male, pickleball. Igasugused lõbusad spordialad, mida meie lapsepõlves veel ei olnud. Ma pean ka ennast silmas. Üritust juhtisid Iisraeli Ameerika saatejuht Michael Harpaz ja juudi päritolu Ameerika mõjutaja Montana Tucker. Lisaks muusikalised etteasted Eden Reicheli ning Eurovisiooni kuninglike Netta Barzilai ja Yuval Rafaeli poolt. Samuti oli kohal Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja president Yitzhak Herzog. Tere tulemast oma teise koju. Te kogunete Jeruusalemmas sellele kaunile üritusele kogu maailmast 22. avamiseks. Maccabia täidab meid tohutu uhkusega ja täidab selle staadioni suurepärase energiaga. Enamik 2 nädala spordivõistlustes toimub Iisraeli keskosas, osa ka Jeruusalemmas ning Iisraeli põhjaosas. Kuid see tähistab olulist naasmist normaalsuse juurde nii Iisraeli kui kogu juudi diaspora jaoks.